Nii, ja tere tulemast järjekordsesse Saame tuttavaks osasse ja alati on tore näha meie Hobbycardi sarjas uusi nägusid. Ja veel lahedam on see, kui ikka õed ja vennad lähevad koos rajale ja meil on siin üks väga lahe õe ja venna duo, et seekord tõesti, et ei tea nimesid isegi, et saamegi tuttavaks, et tere tulemast meie Hobbycardi sarja ja mis teie nimed on? Tere, minu nimi on Agnes Ojala. Tere, minu nimi on Kaspar Jannek Ojala. Nii et Tiim Ojala on meil siin aktsioonis ja esiteks võib-olla, et alustame sellest, mis meid kõiki ühendab, et kardisõit, hobikardisõit, mootorisport, et milline suhe teil sellega on, et kas teil on kummalgi mõlemal üldse võidusõidu huvi nagu laiemalt või lihtsalt spetsiifiliselt teile meeldib just nagu kardisõit? Mulle väga meeldib kardiga sõita. Tegelikult Kaspar sõitis enne mind kardiga ja siis ma tahtsin ka proovida ja nüüd mul hakkas see nagu väga meeldima. Mina lihtsalt ei saanud väga aru, mis toimus esimene kord, kuni ma lõpuks harjusin ära selle kardiga sõitmise ja nüüd ma hakkasin võistlema väga-väga palju. Mis kardisõidu puhul mis köidab, et kas on pigem nagu see adrenaliin või just pigem see, et sellesse oma tsooni saamine ja sellise kuidagi rütmi leidmine või mis on nagu see it factor, mis kardi puhul nagu tõmbab? Adrenaliin, jah, aga mulle väga meeldib see nagu võitlemine teiste vahel. Ja mulle ajasõidud ei lähe tavaliselt kõige paremini, nagu kui ma üksi sõidan, aga mulle meeldib kõige rohkem nagu ikkagi võidelda ja trügida ja niimoodi edasi. Kas selle trügimise koha pealt oled pigem nagu sõidustiililt selline agressiivsem sõit ja kuidas hindaksid ennast? No ma ei ole nii agressiivne, aga nagu kui ma lähen vihaseks, ma võin nagu väga agressiivne olla. See on, ma arvan, et see viib kaugele ja täpselt sama küsimus, et mis sulle kardisõidu puhul meeldib kõige rohkem? No mulle meeldib võistlemine kõige rohkem, sellepärast, et seal ma saan väga palju raevu kasutada. Sealt saad väga palju, mida kasutada? Raevu. Ühesõnaga selline küllaltki raevukas duo. Aga millega te üldse, või esiteks üldse, et kui kaua te kumbki olete sõitnud? Ma olen umbes 2 aastat sõitnud. No ma olen mingi aasta aeg sõitnud. Ja mida te muidu, kui te ei sõida, millega te muidu tegelete? Et esiteks, et kool hakkab kohe pihta, kas kooli algust ootate? Nii ja naa. No mitte väga. Aus. Mis koolis te käite? Merivälja koolis. Merivälja koolis ka. Cool. Ja millega te üldse kardisõidu välis veel tegelete? Kas teil on veel kummalgi mingid muud hobid, huvid? Ja mina tegelen ka laulmisega. Ma olen nagu lapsest saadik tegelenud laulmisega. Kes su enda lemmiklauljad ja muusikud on? Seda on raske nimetada, kuna ma kuulen nagu kõike peaaegu. Aga kas nagu lemmikmuusikažanri on näiteks? Ei ole. Aus, nii et on ainult olemas head esitused, et ei pea nagu, ei ole olemas nagu halba žanri või halba artisti. Kas sul on mingid hobisid väljaspool võidusõitu? No minu issi maksab ühe autokooli ees, millega ma autoga sõidan. Sõidad autoga? Mis autoga? Ma ei tea, ma ei ole seda vaadanud selle brändi, aga ma lihtsalt oskan 4. käiguga sõita. Ühesõnaga, et oled juba 4. käiguni jõudnud. Ja kas seoses, et te olete mõlemad meil siin Corneri sarjas praegu esimest korda, et kuidas praegu tunne on, et kas hakkame teid siin tihemini nägema? Ja mina vist tulen siia järgmine aasta ka. Siin on tegelikult nagu päris lahe. Aitäh. No kui minu õde tuleb, siis of course mina lähen ka. Muidugi, väga õige vastus. Ja kas siin ma ei oska kunagi sellele normaalset segway'd teha, aga kas rääkisime, sult ei küsimata, et kuidas on sul mingeid lemmiklauljaid, muusikuid, muusikastiile, mis sulle meeldivad? Mulle meeldib ainult arvuti tehtud muusikad. Sulle meeldib arvuti tehtud muusika? Arvuti tehtud muusika. Okei, äge. Kas sa oled ise ka proovinud teha? Ei.
Okei, see veel võtab aega. On teil kummalgi mingeid lemmiksarju, filme, lemmiknäitlejaid? No ma väga ei vaata filme, nii et nagu ma ei oska praegu nimetada. Mitte keegi. Okei. Ehk siis fookus on ikkagi siis ringrajal ja siis laulmises. Kas laulmisel, mis sul väljundid laulmises on, et käid sa muusikakoolis? Ja ma käin muusikakoolis, ma käin VAF-is, mis on Eesti kõige parem muusikakool. Ehk siis shoutout VAF-ile ka. Kui VAF-il on Insta, siis saab ära tagida. Ja kas see, meil on Corneris see, et ma nagu tahan laulda, ma ei oska laulda, aga Janarile, Corneri kolleegile ei meeldi, kui ma laulan, et minu arust, kas sa ei nõustuks, et tegelikult peaks nagu Corneri etappidel ka rohkem laulmist olema, et praegu pole just täna väga laulmist olnud kuulda? No ei ole hea, aga nagu mulle sobib niimoodi ka. Okei, aus, et ringrajal ongi siis laulmises puhkust. Ja kas teil on kummalgi kellele tahate väikest sellist nii-öelda shoutouti teha või tahate nagu midagi kaamerasse välja tuua või lihtsalt tervitada kedagi, mingit sõpra? Jaa, ma tervitan Georg Kogermanni. Georg, what up? No ma tervitan oma ema ja isa. Ema ja isa on väga tublid pannud lapsed karti sõitma, tundub, et naudivad seda viha ja aitäh selle vestluse eest ja kindlasti loodan teid siin veel mitmetel etappidel näha. Aitäh teile! Nii? Minu isa müüs kahjuks oma ralliauto maha, et me saaksime kardiga sõita. Isa on rallisõitja? No ja ta müüs talle maha lõpuks. Ta varsti ostab uue. Mis rallisid isa sõidab? Aga on rallisõitja igatahes? Väga äge. No siis igatahes korralik võidusõidu perekond ja suur aitäh selle vestluse eest ja soovin teile edukaid finaale.